tere tulemast vaatama ja kuulama meie saadet Uusmaa ärikinnisvara podcast. Meiega on taaskord siin Fred Linnukütt, kes räägib meile siis laopindadest täna. Just. Et alustame kohe siit algusest, et kuidas laopinda või laohoonet siis üldse projekteeritakse ja mis seal on need olulised osad? Täna on üürikliente nii palju teadlikuks saanud, et arvestatakse väga täpselt enda laopinna vajadust välja. Ehk et laoüür taandub siis aluse kohtade üürile. Kui me räägime tüüpilisest laost. Ja seal on oluline, et arendajad arendaks seda ladu selliselt, et nad mõtleks nagu seest välja. Ehk et tähendab, kõigepealt projekteeritakse laoriiulid ja siis selle ümber ja sisse ladu nii-öelda hoonena. Ehk et seal on oluline laokõrgus. Sellest tulenevalt saab panna laoriiuleid, sealt tuleb tõstetehnika, mis seal vahel tuleb saama liikuda. Selle täpselt laoriiulite vahe suhteliselt siuke sentimeetrite mäng. Ja kui võtta nüüd suurem laopind, 5000 pluss, ütleme 3000 pluss sealt edasi, siis seal loeb nagu iga 10 sentimeetrit lõpuks aluse kohtade arvuna. Kui sa valesti projekteerid, saad vähem panna riiuleid sisse, postid segavad, fermid on valet pidi ja nii edasi. Seal on neid detaile, millele tähelepanu pöörata nagu päris palju. Üks asi on kindlasti laoriiulite vahel olev valgustus. Vanades ladudes ta põleb kogu aeg. Täna on ikkagi pannakse liikumisandurite peale. Siis laoküte on vanasti pandi kaloriiferid seina peale ja üles lakke pandi propeller, mis siis õhku ringi lükkas. Siis täna pannakse kaloriiferid lakke suunaga alla puhuma. Ehk et sul ei ole propellerit tarvis, vaid see ise kaloriifer lükkab seda õhku ringi. Teiseks ta on mugavalt laoriiulite vahel ilusti. Postid, kandepostid arvestatakse laoriiulite vahele kenasti, mitte ei arvestata nii nagu arhitektil mugav on neid poste laduda selle paberi peal, vaid arvestatakse selle järgi, kuidas laoriiulid tulevad ja siis sinna vahele. Sellest tulevad kandekonstruktsioonid, fermide asetus, pikki või põiki ladu, et saaks ka fermide vahele vajadusel üles ladustada. Ehk et põrandapinda vähemaks, rohkem ülesse, kõrgusesse ja see on niisugune märksõna, mida arendajad peaksid nagu arvestama. Kui me projekteerime uut ladu, siis maksimaalne ehituskõrgus ja sisekõrgus maksimaalselt kõrgeks ladustamise jaoks. Et isegi kui üürnik ei kasuta seda kogu kõrgust ära, siis ta saab laieneda üles. Ta ei pea võtma nagu põrandapinda juurde. Ehk siis me ei räägi, et oluline on mitu ruutmeetrit on, vaid lausa tuleb arvestada sellega, mitu kuupmeetrit siin tuleb üldse terve maht, et mitme korruse peale siis seda ära jagada. Jah, just. Et aluse kohtade järgi nagu peaks hakkama arvestama seda. Ja kui me räägime hinnaklassidest, loomulikult olenevalt piirkonnast siis on erinevad need, aga on mingi koht, kuhu nad kõik on koondunud siuke populaarsem piirkond? Tehnopargid on. Laod kolivad järjest linnast välja. Tehnoparkide siseselt on liikumised suurematele pindadele ja Tartu maantee suund on, ütleme niimoodi, kui Tallinnat üldse võtta, siis kõige populaarsem suund on Tartu maantee suund. See kajastub seal juba selles täisehituses, mis on toimunud, on kinnistate hinnad on kõrgemad kui muudel suundadel. Et Tartu maantee suund on see, mis nagu... On see üldse krütte saadaval või? Jah, seal on praegult veel on maad kõvasti, mida saab arendada. Okei, siis saab sinu käest küsida neid krünte ka. Selge. Ja kuidas kommunaalidega on? Et kommunaalkulud on, kui me mõtleme, et tegu on ikkagi nii suure hoonega, et kuidas see kommunaalkulu jaotub seal, et nii küte kui elekter on mingisugune umbkaudne määr seal arvestatud?
uute hoonete puhul on see, et ütleme, võib-olla see ei sõltugi nii väga sellest pinna suurusest, aga see ruutmeetri põhiselt on selline, kuna uued hooned on suhteliselt energiasäästlikud, siis sa kütad korraks selle kasti soojaks, kui sa uksi väga palju lahti ei hoia või kui hoiad, siis on laadimistokid, mis hoiavad sul ikkagi nagu tuult ja sooja ilusti kinni. Et siis seal on selline, uutel hoonetel on euro, talvel koos küttega natukene võib-olla peale ruutmeetri peale on see kõrvalkulu. Ehk siis see on kõik elekter ja küte ja kõik kõrvalkulud, nii-öelda lume lükkamised, asjad. Et kõrvalkulud on läinud suhteliselt madalaks. Kui varem räägiti 2,5 eurost, see on kogu aeg ruutmeetri, siis uute hoonete puhul on läinud selliseks. Ja noh, tuleme nende suurte ladude pealt siis natuke väiksemate peale, et kui Ameerikas näiteks on pandikunnid, kui tead sellist sarja, on sellised nagu väiksed konteinerid või sellised minilaod. Et kas see trend on ka meile jõudmas kuskile, ma ei tea, kas kuskile kesklinna paigutatakse mingisugused sellised väiksemad laopinnad või on see meist kuidagi mööda läinud? Need väiksed laopinnad on, siin on teenusepakkujaid on ju tegelikult kesklinnas on olemas, kes pakuvad niisugust 5 ruutu ja isegi 2 ruudused, vist neil on kuni seal 20 ruutu. Aga ja natukene võib-olla linna ääre poole, need päris miniladusid kasutavad ka need eraisikud, et aga sellist suurusjärk seal, ma ei tea, 150, 100, 200 ruutu, need on linna ääres ka tootmisparkides mugavad nutiga, nagu need kookonid on ju, nutilahendustega. Et neid kasutatakse, aga mida ma näen, et on nõudlus, siis selliste eramajade piirkondadesse oleks hea, või on pisikesed ärikrundid ja võib-olla kui keegi ei oska nendega midagi peale hakata, siis on tark ehitada sinna niisuguseid ladusi. Seal on võib-olla ehitusalust pinda nagu eramajade puhul võib-olla 250-300 ruutu, mis sa teed sellega selle eramajade vahel. Minilaud ja need majaomanikud hea meelega võtavad omale sinna väikseid bokse, toovad oma mototehnikat või hobiautosid või mis iganes neil on tarvis majapidamise saab üle. Ja üldjuhul on nii, et kui sul on suur maja, sul on väike krunt ja sul on tegelikult väike garaaž. Aga inimeste ambitsioonid on suured. No eestlased on ju teada-tuntud kogujad. No seda kindlasti. Et hoiame kõike, mis meil antakse. Sellelgi tegelikult oleks nõudlust. Selline toode nagu täna on olemas, need on täis, aga neid on väga vähe. Seda tasub teha. Ja noh, uutest sellist nagu lahendustest võib-olla rääkides, noh, ma ei tea, kas on päris uus lahendus, aga ma olen kuulnud, et on olemas sellised automaatlaod, mis siis annavad ise kauba välja ja no siuke ikka tulevikumuusika, et kas see suund on ka meil käega katsutav või mitte, et kui palju seda maailmas levinud on? Ma arvan, et see suund mingi hetk jõuab Eestisse. Ma ei saa väita praegu 100%, et keegi äkki kuskil juba ei kasuta seda. Aga ma tean, et suured logistikafirmad veel ei ole kuskil selle kasutusele võetud. Kus inimesi üldse ainult robot sõidab ladude vahel. Ja selle asja pluss on see, et suur pluss on see, et sa paned jällegi palju rohkem asju või palju rohkem laoriiuleid samale pinnale, kui sa selle vahel tõstukiga sõidaksid. Ehk et sul lao mahutavus piltlikult öeldes läheb 20% suuremaks näiteks. Sellepärast, et sul laoriiulite vahe läheb oluliselt väiksem. Selle asja pluss on see, ma tean, et need asjad on suhteliselt kallid. Ei oska öelda nende tasuvus nagu aja kohta, aga suure tõenäosusega see tasuvus tekib siis, kui me räägime ikkagi väga suurest laopinnast, et tegelikult ta vist praegu täna nagu väga väiksele pinnale ei ole nagu pointi pannud. Arusaadav, muidugi. Ja natuke räägiks lepingu pikkusest või üldse lepingu sõlmimisest, et mis
mis ootused on praegu üürileandjal kliendi suhtes, et kas on mingisugused teatud asjad, mis peaks olema siis täidetud enne, kui üürilepingusse minnakse? Üürileandja ootused on ikkagi pikk ja stabiilne rahavoog. Eks kui nüüd detailidesse minna, siis kui me räägime nagu uue hoone ehitusest, alla 5 aastas uue hoone puhul lao majandamises nagu lepingut ei tehta. 5 aastat on see aeg, millega peaks arvestama. Just. Aga ma usun, et kui kellelgi on tekkinud küsimusi, siis inimesed saavad sinu poole otse pöörduda. Jätame su kontaktid siia video alla ja aitäh tulemast.